iPhone on kogu aeg olnud kallis. See ei kutsu väga ostma ja vähemalt mitte uut. Et hinnatõusud on kohati olnud seal kuni 50%. Paljud asjad on väga palju kallimaks läinud. Inimesed on alati väga kindlalt jaotunud kas Apple'i või Androidi toodete fännideks ning see otsus näib olevat kivisse raiutud. No ma olen obviously Team Apple. Aga nagu samas mul ei ole Android vastu midagi. Kumb sa pigem oled, kas Team Apple või Team Android? Apple. Ja miks? Ma ei tea, mulle tundub, et see äkki töötab natuke kiiremini. Android. Ma arvan just sellepärast, et hind oli odav, sellepärast ostsin selle telefoni. Apple. It's just what my family uses, so for consistency of the group chat. On oma siis operatsioonisüsteemile, kui on pigem väga truud. Ilma kogu aeg, kui need mingi discussionid on, see on nagu see, et Apple'i vanad on kõik nagu chill. Ja siis kogu aeg on mingisugused Androidi vanad, kes on nagu minu telefon, nagu mitte keegi ei küsinud. Ei küsinud. Kes on Apple'i kasutanud, siis see naljalt sealt pealt ikkagi ära enam ei koli. Ja Androidiga võib olla sama asi, et kes on selle maailmaga harjunud, siis ta seda kasutab ja tal on seal kõik asjad paigas. Kuid nüüd tundub, et Apple sai hakkama millegagi, mis on pannud nii mõnegi inimese arvamuse kõikuma. Who the hell is going to pay $750 for an iPad Air? Vision Pro on wild, sest mitte keegi ei osta ka seda sitta nagu. Sisuliselt üks tähelepanelik inimene avaldas pildi hinnavõrdlusega ja kogu internet oli šokis. 50% hinnatõus 3 aastat vana Apple TV puhul on kriminaalne. Nad on hindu tohutult tõstnud, see mõjutab müüki kindlasti negatiivselt. Ostsin eile õhtul MacBook Pro. Täna on sama arvuti hind $700 võrra kõrgem. Tundub, et ma lõpetan Apple'i toodete ostmise. Üks neist on mingi Apple'i toode ja siis on sama hinnaga mingi teine toode, mis ma olen valinud. No enam sama hinnaklassi, sina lihtsalt saad kommenteerida ja öelda, et kumma sa valiksid selle raha eest. Okay, we can do that. Ühel pool on iPad ja teisel pool on siis paradiisi puhkus Maldiividel. Samas mul nagu ainuke põhjus, miks ma olen praegu isegi mõelnud iPadi ostmisel on see, et kui ma olen voodis, siis ma tahaks nagu suuremalt ekraanilt vaadata mingi Netflixi või midagi kui telefonist. Aga samas see paradiis, I'll take that, thank you. Puhkus ikkagi jääb. Vaatasin internetis on siin hiljuti olnud päris suur kära Apple'i hindade üle. Mis nendega siis juhtus? Apple'i hinnatõusu info tuli siin nüüd paar-kolm nädalat tagasi välja siis nende ametliku pressiteatega. See hinnatõus on olnud kohati väga kõrge. Ehk siis Apple tõstis hindu, aga mitte lihtsalt, vaid tõsteti pea kõigi toodete hindu. The Apple Store went down briefly and then it came back up and there were a bunch of new prices for basically all of their products. Mitmed hinnad tõusid lausa €100 ning ühe arvuti hind tõusis Eestis koguni üle €1000. Kas ja kui palju see hinnatõus juba Eestis kajastub? Ja see hinnatõus jõudis kohale juba loetud päevad pärast seda pressiteadet, mis siis välja tuli, sest et egas suuri laoseise ju keegi väga ei hoia ja need hinnad kajastusid juba järgmisest nädalast otsapidi ka meie klientidel. Ehk siinkohal ei räägi me lihtsalt hinnatõusust, vaid hinnatõusust, mida nimetatakse eepiliseks ja ajalooliseks. Siin näed ka protsente, palju mingi toote hinnad tõusid, et sisuliselt mingi 50%-ni läheb välja. Et kui sa neile otsa vaatad, mis mõtteid siuksed hinnatõusud tekitavad? No jah, ega see ei kutsu väga ostma ja vähemalt mitte uut nagu toodet, pigem siis mõtleks nagu kasutatud toote peale, aga et selles mõttes see ei ole väga nagu positiivne. They're bigger numbers than I expected. See on päris kallis, aga õnneks mul ei ole vaja neid. See tähendab, et võib-olla ma elan seda üle. Kui ma tahtsin nagu seda tegelikult 17 Pro Maxi mõtlesin osta, aga siis ma nägin neid värve, ma olin nagu miks ma nii tegema? Nüüd ongi see, et see Cherry Red tuleb ja ma olen nagu I want that! Aga kui palju siuke hinnatõus mõjutaks ostuotsust? Intervall on nii väike, siis see kindlasti mõjutab palju, aga kui ta on pikema perspektiiviga, siis tõenäoliselt ei oma mingit tähtsust. Siis inimesed ei pööra tegelikult sellele hinnale tähelepanu ja ostavad ikkagi seda, mis neile meeldib. See üks, see on nii kallis. Nii et ikkagi iPhone jääb siin võitjaks, jah? Siin küll, jah. Kas seda nagu Jen, mul on palju lihtsamaks, kui siin ma peaks lihtsalt nagu mingi mitu kuud koguma ja ma ei viitsi seda teha. Aga ikkagi on sinu jaoks ka see, et ei ole nagu nii odav iPhone, et lähed ja ostad lihtsalt millal tahad, vaid see on nagu projekt. Kui ma issi kuidagi pähe määriks seda mulle selle sünnaks kingiks, siis oleks küll väga lihtne projekt. On see nagu kuidagi põhjendatud seda nii erakordsena käsitleda või on see tegelikult nagu tavapraktika sellises tehnoloogia valdkonnas?
Teda väga tavaliseks ei nimeta, sest et see põhjus, miks sisendhinnad on muutunud, on ikkagi teatud mõttes erakordne. Hinnatõusu põhjuseid uurides selgub, et probleem võib olla palju laiem ning ei puudutagi ainult Apple'i tooteid. See hinnatõus on tingitud tegelikult juba siin eelmise aasta lõpus hiilima hakanud siis kiibikriisi tõttu. Teiste tootjate kontekstis see hinnatõus tegelikult hakkas pihta juba aasta algusest. Siin veebruar-märts on juba esimesed hinnatõusud meile kohale jõudnud, et Apple kui maailma üks selgelt kõige suuremaid siis telefonide ja arvutite tootjaid, eks nende igasugused uudised leiavad ka oluliselt rohkem kajastust kui kõik muud võib olla. Ehk tegelikkuses on kõrgete hindade taga hoopis selline pisike kiip ja nende puudus ning hinnatõus. Ja seda kiipi kasutavad tegelikult väga paljud seadmed, nagu näiteks ka erinevad mängukonsoolid. Ma ise töötan muusikavaldkonnas, et siis on ka olen täheldanud, et paljud asjad on väga palju kallimaks läinud. Semiconductors have been become more expensive. I saw that also in PC building it's gone up quite high, so I think it's understandable. Ja need andmekeskused suured, mida siis AI jaoks investeeritakse ja ehitatakse, need kõik vajavad seda tootmise ressurssi, nii et siin erinevatel hinnangutel sellel aastal läheb kuskil 70% tootmisvõimsustest on siis ära broneeritud ja tarnitakse nendele andmekeskustele, mis tähendab seda, et kogu ülejäänud maailma jaoks tekib lihtsalt puudujääk tootmisvõimsustes, eks ju, ja see siis on tinginud komponentide hinnatõusu. Aga Samsung on literally sama kallis kui iPhone nüüd at this point nagu. Kuid inimestele hakkas silma üks oluline erand, iPhone'id. Nende hinnad jäid vähemalt esialgu samaks ning just see pani paljud küsima, kas nende hinnatõus on alles ees. Aga mis hetkest telefon oleks su jaoks liiga kallis, nagu see piir, et see nagu enam ei osta? Siuke 2000-2500. That's why ma seda Samsungi Flippi ka ei osta nagu 2 tonni või midagi. Sellega I don't see the point. Arvestades seda, et ikkagi ka telefonides on ju kiibid asjad sees, siis ennustamine on küll tänamatu töö, aga ma julgeks panustada selle peale küll, et mingi aja jooksul me näeme hinnatõusuga telefonides. Apple'i hinnatõusu uudisega hakkasid inimesed paaniliselt otsima ja jagama, kust saaks Apple'i tooteid veel võimalikult soodsa hinnaga. Lifehack. Apple has upped their prices and Harvey found on John Lewis that they're still at the original price. Ning see tõi kaasa ka omajagu spekulatsioone, et kas nüüd peaks hakkama ka paaniliselt iPhone ostma seni, kuni nende hinnad veel tõusnud pole. No me ikkagi ennekõike soovitame kliendil lähtuda oma reaalsest vajadusest. Kui sul on päriselt vajadus olemas omal telefon või arvuti välja vahetada, siis on see mõistlik ära teha ja mitte oodata mingit hinnalangust ja mitte paanikas nüüd minna ostma ka seda, et äkki homme on veel kallim, eks ju, vaid kaaluda oma see otsus rahulikult läbi, vaadata oma vajadust, millist seadet sa vajad ja siis selle järgi see otsus vastavalt ka teha. iPhone on kogu aeg olnud kallis. Või siis lihtsalt sul ei ole vaja ka iga aasta nagu uut mudelit, so... Ma ei ole ausalt öeldes nagu ammu uusi seadmeid ostnud, et mul on päris vana telefon ka. Aga miks sa ei ole ostnud? Mulle meeldib mu telefon, need uued iPhone'id on nii suured. Mul on mingi niisugune vana asja. No, okei. Ja ajab siiani asja ära? Ajab asja ära. Ma tegelikult kõige rohkem eelistaks nuppudega telefoni, aga elu ei luba. Tegelikkuses on muutunud ka klientide siis tarbija käitumine. Kasvab ka siis kasutatud seadmete turg. Telia ise on pikalt panustanud sellesse turgu, me võtame kasutatud seadmeid klientidelt tagasi, seda on võimalik kasutada uue seadme sissemakseks endale. See on kasutatud. See oli 1-2 kuud kasutatud ja siis ma ostsin endale selle, see oli 8 sotik või? Ja ma ostsin nagu oma raha eest selle, kui ma olin 17. Ja meie kodulehelt on alati leida ka korralik valik kasutatud seadmeid nii telefonidele kui ka arvutitele. Seal on selgelt hinnaeelised olemas, miks seda teha. Samamoodi saab kasutada erinevaid finantseerimisvõimalusi, eks ju, et seadmeid omale järelmaksuga soetada, nii et need võimalused on olemas. Praegu on iPhone'i hindade ümber vaid palju spekulatsioone, kuid üks asi on selge.
järgmise iPhone'i hindu jälgitakse ilmselt tänavu rohkem kui kunagi varem. Ning hiljutised uudised, kuidas Apple hakkas tõstma ka muude teenuste hindu ning kuidas iPhone'i hinnad Jaapanis juba tõusid, ei tundu just kuigi palju lubavad. Hoolimata inimeste pahameelest on õnnestunud Apple'il aga Nvidiaga vaheldumisi hoida kohta maailma kõige väärtuslikumate ettevõtete edetabeli tipus ning iPhone'i ostmise lojaalsus on üllatavalt rekordkõrgusel. Seda ei ole täheldanud, et nüüd keegi tuleb, jookseb esindusse kohe ja et ma enam Apple'it ei osta, et nüüd palun mulle üks Androidi telefon, eks ju. Look at it. It would match. Love it. Seega tundub, et vähemalt seni on Apple'i kliendid nii lojaalsed, et nad on valmis maksma selle logo eest ükskõik millist hinda. I still feel like I'm just comfortable with Apple, so honestly I might stay. No väga ei mõjuta, ma pigem ostaks midagi paremat. Samas on kindel, et järjest kallimad hinnad panevad proovile ka kõige lojaalsemad kliendid ning tõenäoliselt saab paljude jaoks otsustavaks see, milliseks kujuneb iPhone'ide hind septembris. Aga mida arvad sina uutest hindadest? Jaga oma arvamust meiega kommentaarides.